Ja järgmise ettekandena siis annan sõna oma kolleegile Annika Kupitsale. Et Annika on ka väga eduka rehvidest rääkiva hooajanäituse autor, koostaja ja kuraator. Et enne kui me lähme nagu päris tänapäevases mõttes rehvide juurde veel väike tagasipööre sinna umbes 80 aastat tagasi, et erinevalt siis taimu anda, et tollal see põhiline individuaalliikumisvahend sõitis veel hoopis teistsuguste rehvidega, et siis metallvitstega rehv oli see, mida individuaaltranspordis enamik inimesi kasutas ja see oli veel märkimisväärselt hiljem valdav ja et mida siis Maanteeameti tollased eelkäijad, kuidas mõtlesid selle peale, milliseid teid planeerisid. Et palun, Annika. Nii, kas mind on kuulda igast allikast? Tere! Ka minu poolt. Mul on väga hea meel, et Riho alustas seda päeva, sest nüüd on meil täielik ülevaade olemas, kui keeruline ja laialivalguv see teema rehvid tegelikult on. Ja järgmiseks vabandus, nagu te näete, ma olen vahepeal muutnud oma teemat, õigemini üritanud seda natukene koomale tuua, just sellepärast, et kuhugi 20 minutit. See teema, millest ma täna räägin, on siis Maanteeameti eelkäija maanteede valitsuse ühest katsest teha midagi selle jubeda olukorraga, mis Riho eelviimaselt pildilt ka vastu vaatas, et tõesõna see, milline oli teede olukord 30-ndatel üllataks meid täna ja üllatabki, kui me mõtleme, et oli küll rahuaeg, oli küll kõige jõukam aeg, mis Eesti aladel iial oli olnud, aga raha riigikassast teede hea korra tagamiseks ei jätkunud. Ja sellepärast siis räägime me mudeltaluvankrist, kes sealt tagant ka piilub. Ja enne kui ma mudeltaluvankri teema juurde lähen, siis me oleme siia palunud täna selle lahatud BMW kauge esivanema. Ja kuna mina olen ametlikult siis nüüd esimene eestlaste põlvkond, kellel endal ei ole mitte mingisugust isiklikku kokkupuudet hobuajastuga, siis minule oli kõik see terminoloogia, mis võttas vastu mudeltaluvankri 35. aasta jooniselt hiina keel. Ainuke sõna, mida ma olin varem kuulnud, oligi rehv, meie tänase päeva peakangelane. Nii et pärast minge testige oma võimeid ja geneetilist mälu, et kui paljud nendest sõnakestest seal ehk tüüpilise taluvankri osadest teile tuttavad on. Nii, aga hakkame siis pihta. See minu teema tänane sai alguse siis, kui meie teadur Andres Seene leidis meie oma fotokogust väga põneva seeria, kus olid näha fotod taluvankrist, millega tehti kummalisi katseid, väga püüdlikult joonlauaga käidi ja mõõdeti midagi. Ja uurima hakates selgus, et Rahvusarhiivis on kõik see kenasti maanteede valitsuse klades olemas. Ja teema ise hakkaski, kui nüüd siin detektiivitööd hakkasime tegema, laiema avalikkuse ees lahti rulluma 35. aasta alguses, kui ajakirjanduses siis ilmus selline lõigukene. Ja peab kohe ütlema, et kogu see teema vajaks palju laiemat uurimist. Mõtlen, et kui keegi asetaks selle mudeltaluvankri loo transpordi ajaloo ühe tahukese laiemasse sotsiokultuurilisse tausta, saaksime me sellest kindlasti palju rohkem veel infot kätte. Aga minule selle teema juures kõige põnevam oligi see, mis vastukaja see väikene ajakirjanduses ilmunud nupuke tõi. Nii, näiteks saame me tänu sellele, et see taluvankri teema algatati, nüüd vaadata tollele perioodile tagasi läbi kõikide nende, kes vastasid ja
nii-öelda tuld võtsid sellest ajakirjanduses ilmunud nupukesest. Näiteks see, mida te praegu näete, on Pärnumaa vankrimeistri Johann Kööseli saadetud panus. Sealt tuli teoreetilisi kirjutusi, tähelepanekuid, nagu siin ka näha on. Ma vaatan, kas näiteks, eks ole, et normaal, ma ei tea, kui hästi te näete, et ta oli teinud tähelepanekuid, et millega tavaline eestlane ringi kärutas versus mis oleks olnud see ideaal ja optimaalne variant transportide ja vedude teostamiseks. Et tema vastukajaks, tema siis kirjutas kohe otse maanteede valitsusele, et oi, kui tore, et te selle teemaga tegelete, ma olen aastaid juba selle pärast pead valutanud. Et näete, et minu tähelepanekud on siin, et kuidas peaks olema ja kuidas meie tagurlik kaasmaalane endiselt siis oma igapäeva asju korraldab. Rääkimata sellest, et kõik need, kes olid pead valutanud selle üle, et kas me mitte, eks ole, ka toona juba vaadati läände, et kas me mitte oma hobuveokitega ei logista piinlikult minevikus, et näiteks härra Elmar Järvesoo oli igasugustes siin ja seal perioodikas avaldanud oma teoreetilisi kirjutisi, kus ta toob ka välja selle, et need vanad viisid ja harjumused on kõige suurem takistus, mis meie transpordi arengus tee peal ees seisavad. Et üks asi on vaadata tõele näkku ja tunnistada, et meil on tõesti täbar teede olukord. Teine asi on, et kas püüe sellest probleemist üle saada, et kas me peaksime tegelema taluvankriga või peaksime me hoopis ära ootama, ehk kuni aeg on küps kautšuki ajastuga kaasa tormata. Õnneks võttis selle Päevalehes ilmunud nupukese peale kirjutada õiendiga toonase maanteede valitsuse direktor, sest oli näha, et talurahva seas tekitas mingisuguse üldise ja universaalvankri väljatöötamise teema suurt ärevust. Maanteede valitsus ei teinud saladust, et nende huvi universaal taluvankri väljatöötamises on, et kõik hakkaksid sõitma fikseeritud mõõtudega vankritega, ehk et vankrirataste vahe oleks sama, see tähendab tekkinud roopa suurus oleks igal pool sama, et rehvi laius, mis seni Eesti aladel oli valdavalt olnud 2 tolli, võite ette kujutada umbes, mis see on, võin ka vihjata, et seal peaks see ka näha olema, peaks hoopis olema 2,5 tolli, et vanker võimalikult hästi tee peal püsiks ja sellest läbi ei vajuks, ehk neid õudsaid poriseid roopaid võimalikult vähe tekitaks. Ja siin on muidugi näha ka tahet sillutada kuldne kesktee jõuvankrite ja hobuvankrite juhtide vahel. Et kui me nüüd võtame, et edumeelne Eesti Vabariigi toonase valitsuse koorekiht, ilmselt nendel olid kõigid oma privaattaksod ukse ees ja ilmselt oli nii mõnelgi neist vaja linna lähedale oma tallu sõita autoga ja oli ka see võimalus ja nad ju nägid, mis teedel toimub. Teisest küljest ei olnud võimalik teerulliga üle sõita lihtrahvast, kes seni ajani sõitis ringi peaasjalikult hobuveokitega. Et siit vastukajast ka tuleb natukene välja see, kui skeptiline oli laiem avalikkus, et miks me nüüd seda vana ronti putitame, et selle asemel võiks ju investeerida tuleviku tehnoloogiasse. Nii. Mudeltaluvankri asjaajamine, enne kui see avalikkuse ette toodi, oli kuluaarides ammu juba päevakorral ja meil on praeguse seisuga võimatu väita, kust tuli see algne säde või algatus. Teada on aga, et alles umbes samal ajal, kui ajakirjandus juba mudeltaluvankrist või selle teema ümber arutas,
alles siis läksid Välisministeeriumi kaudu järelpärimised meie naabritele või suurtele eeskujuriikidele, Saksamaa, Prantsusmaa, Skandinaavia. Ehk et jälle mitte ida poole, vaid vastuseid otsiti lääne poolt, et kuidas teil taluvankrite asi on ja kas on mingeid sanktsioone või reglemente väljastatud. Vastustest kumab läbi natukene jälle minu tõlgendus, aga tundub, et kuigi vastatakse kohati põhjalikult ja ammendavalt, on näha, et näiteks kogu Skandinaavia jaoks mingisugune mudeltaluvankri teema või ehk mingisuguse üldise universaaltüübi väljatöötamine on juba täielik eilane päev, et ei peeta vajalikuks sellesse panustada. Nagu siit Taani vastusest kõige paremini välja tuleb, ei ole hobuvanker enam arvestatav transpordivahend. Et veoautod on selle kogu summast nii suure ulatuse üle võtnud, et pilgud on pööratud neile. Et sellest dokumentatsioonist tuleb välja, et maanteede valitsus pidas väga vajalikuks toonitada, et armas talupoeg, sinule ei hakka kehtima ükski sanktsioon, et küllap te varsti näete, kui hea vankri me teile välja töötame, te kõik tahate varsti rahvamajandusliku ühise kasu nimel vabatahtlikult seda meie imelist mudeltaluvankrit tüüp A, oli ta siis selle katseperioodi ajal ehitusnimega, et kõik ise tahate endale sellise soetada, et ärge muretsege. Et sõnum oli siis selline, aga ega see väga inimeste mure ei vaigistanud. Siin pildil ongi näha siis tuntud teedeinseneri või siis teedemasina inseneri Arnold Vollbergi erakogust 30. aastate Vilniuse tänavalt üks pilt. Siin ühes servas näete siis neid iganenud viise, mis eespool sõidavad ja siis tagapool ka Riho mainitud kummirehv, mis Eestis, no nii palju kui ma ka troskanduse või taksonduse ajalugu olen ise vaadanud, et oli ikkagi ilmne, et võib-olla Tallinnas need arengud olid ikkagi võrreldamatult teistsugused kui mujal Eestis. Näiteks on ju ka ajakirjanduse veergudel ilmunud, kus Valga kohta vist oli, kuidas need troskajuhid vaatasid, mida nad kätte said, et võib-olla oligi, et ühe rehvi all oligi see kaera täis topitud mingisugune tekstiil ja ühel oli ainult täiskummirehv, mis põrutas nagu hull ja nõnda edasi, et see, mida me siin pildil näeme Eestis, oli pigem harukordne vaatepilt, et tavaline hobuvankri omanik sellist luksust endale lubada ei saanud, sest jõuvankrite ehk autode järelturg ei olnud veel piisavalt tummine, et autoajastu oli küll 30. keskpaigaks rekordiline ja nüüd see 5 aastat, mis sõjani jäänud oli, muutus ju autode hulk Eestis kohutava kiirusega, et 40ndaks oli Eesti ikkagi juba päris lääne tasemele jõud maas. Nii, aga miks siis üldse sellest vankrist rääkida või mitte rääkida? Et üks mudeltaluvankri asjus sõna võtnutest oli härra Tiitsoo, kes muuhulgas väga huvitavad kirjutised olid temal, ta oli ka väga tuline taluvankri teoreetik, aga tema edastas sellise huvitava statistika ja mitte kusagilt mujalt ma tolle aja kohta selliseid numbreid ei olegi näinud, ei ole silma jäänud, et siit tuleb, nagu te näete, välja kolossaalne hulk hobuvankreid, see tähendab, et tegemist oli väga arvestatava ja arvestamist vajava transpordivahendiga, millest ei saanud üle ega ümber. Ja tema numbreid siia ma olen toonud lihtsalt täpselt samal ajal ajakirjanduses ilmunud nupukese just sellest, mis räägib, et ohoo, kui palju meil on mootorsõidukeid, et plahvatuslikult on inimeste ostujõud tõusmas ja et autosid, mootorrattaid ja veoautosid tuleb järjest juurde. Ometi
kuigi nagu siitki aimdub, kuigi käimas on hobuvankri luilelaulu aeg, siis on samal ajal tegemist hobuvankri arvukuse tipuga. Et samal ajal, kui hobuvanker hääbuma hakkas, oli teda arvuliselt läbi terve Eesti alade ajaloo ilmselt kõige rohkem. See tore 35 aasta just siis viidi ka Tallinnas läbi esimene põhjalikum liiklusloengus ja siin need arvud ka kaudselt ikkagi tõendavad sama tendentsi, kuigi tuleb öelda, et siin on ilmselge, et Tallinna oli hobuveokite osas kindlasti tagasihoidlikum, ehk siin juba tuleb silmnähtavalt auto peale. Nüüd lõpuks jõuame mudeltaluvankrini, kui mul on 5 minutit aega jäänud. Ja juba jutust läbi käinud insener Arnold Vollberg, kes on muuseumile väga südamelähedane tegelane olnud ja on siiani ja on ka tulevikus. Tema sai austava ja mulle tundub, et ka mitte võib-olla kõige erutavama ülesande kõikide Eesti piirkondades kasutusel olnud taluvankrite põhjal see kõige parem ja universaalsem tüüp kokku klopsida ja üles joonistada. Ja üks asi, mis jäi kripeldama, et kui me nüüd vaatame, et maanteede valitsusest läks kiri põllutöö spetsialistidele või nende ametkondadele alles 35. aasta alguses välja. Kõik ei saanud kohe vastata. Ekspertidel läks kuid aega, enne kui nad said oma piirkonna kõige tüüpilisemalt taluvankrid paberile ja ära saadetud. Sellegi poolest on septembri lõpuks Arnold Vollbergil see tüüp A valmis. Et selle järgi vankri ehitamine läks septembri lõpus juba käiku, kui mitte varem. Vägisi jällegi, olles võimalikult kaugel hobuajastust, võib-olla hobuvankrite projekteerimine käiski 1 päevaga. Tundub aga, et kuskilt ülalt poolt anti see peamine eesmärk ette, olgu olla, hobuvanker, 2,5 tolli, palun rehvi laiust, kõik muu vaata ka kuidagi, tee see ära. Et täiesti tore magistritöö teema oleks kellelegi uurida, et nüüd meil on ju seal toredas arhiivi kaustas olemas kõikide Eesti piirkondade tüüpvankrid, nende joonised, mõõdud. Et kui keegi võtaks ja selgitaks välja, kas seal oli erinevusi, kas need olid määravad ja kolmandaks, kas Arnold Vollberg on neist inspiratsiooni ammutanud või ei. Aga igatahes tundub, et temal oli oma asi juba valmis. Ja tegelikult juba sügise saabudes katsed siis selle sama imeilusa tüüp A-ga pihta hakkasid. Et siin on siis näha, et kõik need nimetused, mis siit skeemilt puudu on, praegu on ilusti ära lõiganud, et need on siis seal nähtavad. Nii. Samal ajal, kui katsed esimese prototüübiga juba käisid, sest olgu öeldud, et kohe, kui see ametlik tüüp A allkirjastati ja maakondadesse laiali saadeti, et selleks ajaks tegelikult juba katsed käisid esimese prototüübiga, mille Vollbergi oma meeskond oli valmis ehitanud, sest dokumentidest tuleb välja, et insener, kellele tüüpvankri prototüübi ehitamine usaldati, ei olnud ülesande kõrgusel. Nii et võib-olla tõesti oli seal mingeid väga innovaatilisi detaile, et tundub, et metallosad ja määrdesüsteem oli midagi, mida Eestis seni ei olnud nähtud väga palju ja mille osas tuli ka palju tagasisidet ja mis osutus pärast väga heaks täienduseks. Igatahes maakondadesse saadeti siis skeem laiali või jah, see mudel taluvankri tüüp A joonis saadeti, näib, et viisakal ajal, nii et maakondades jääks ka mulje, et päriselt on nende panust kasutatud, aga tegelikult nagu öeldud, kuigi oodati tagasisidet ja Vollberg on ka öelnud, et vaatasin siin neid kommentaare ja täheldasin, et vasturääkivusi esines igas punktis. Nii, et leian, et on täiesti ebaökonoomne maakondadest tulnud kohati, tuleb mainida üpris
vihaste kommentaaridega leppida või arvestada. Ehk et ta otsustas siiski jätkata täpselt sellise tüübiga, mis algselt välja mõeldud oli, teha sellega katsed ära ja siis vajadusel, kui selguvad või mingid ebakõlad või nõrgad kohad, saab ju edaspidise tüüp B väljatöötamiseks juba midagi välja mõelda. Nii et siin on need maakondade vastused, mida ei arvestatud. Nii, panen siia ruttu ka detaile katsevankrite tootmisest, et viimase poole minutiga, et kogu see süsteem oli nii kohutavalt ressursimahukas, kui mõelda sellele, kui palju auru läks katse isikute leidmiseks, kui prototüübiga olid esimesed katsetulemused käes ja oli näha, et tõepoolest ta lõhub vähem teid kui näiteks Raplamaa ja Kuusalu kandi vankrid, mis toodi katsetustele võrdlusmaterjaliks, siis oli ju vaja teha nüüd ka laiemaid katseid, ehk teine voor tehti üle Eesti välja jagatud 35 katsevankriga. Ja isikute leidmine, kes oleks nõus oma kulu ja kirjadega, nad pidid need vankrid maanteede valitsuselt välja ostma, mis on juba minu arust ka selline huvitav nüanss. Need edumeelsed talupidajad, kes oleks võimelised olnud nii-öelda teaduslikke tähelepanekuid ja katseid sooritama, need ei leitudki väga hõlpsalt, et juba see kirjavahetus oma ette on toonase ajastu jälgimiseks või sellest pildi saamiseks väga huvitav materjal. Ja kuigi nüüd on küsimuste ja vastuste aeg, siis mina leian, et mulle anti 5 minutit vähem. Ma võin vist natuke veel rääkida või kuidas on? Ma siia pulti astudes juba. Võtame vaikselt kokku. See põhiline intriig, mille ma tahtsin siin välja paisata, et meie toimetistes on ju mudeltaluvankri artikkel väga uhkes pikas versioonis teile kõigile loetav, aga mida ma seal ei öelnud valju häälega välja, et mulle tundub, et kuigi tulemused olid täpselt need, mida taheti, et tõepoolest roopad on väiksemad, siis kui me mõtleme, kuidas need täismehed seal muda sees mässasid, nagu siit võib-olla ka näha on, siis on kuidagi tekib mulje, et kas see asi ei olnud mitte kas nüüd kilplaslik, aga täiesti ebaratsionaalne pingutus võrreldes sellega, kui vähe olukord siiski paranes. Ja arvata võib, et see, et peale tuli Teine maailmasõda, ei ole mitte ainuke põhjus, miks mudeltaluvankri lugu osutus tupikteeks kogu rehvi loos Eestimaa pinnal, et katseid tehti, vankrid jagati välja, mis neist sai. 41. aastal on viimane märge, et selleks hetkeks juba 55 vankrit olid nii kaitseväel kui talupidajatel kasutusel. Arvata on, et pärast küüditamist need vankrid kuhugi vedelema jäid ja selle teemaga ei olnud mitte kellelgi enam aega tegelda. Kui rahuaeg oleks jätkunud, ilmselt siis nende piltide asemele oleks peagi tekkinud ikkagi katsed veoautodega, et seda me nüüd ei tea, aga igatahes mudeltaluvankri kurioossum ootab edasist uurimust laiema sotsiokultuurilise ajaloo taustal, leian ma. Aitäh! Kas kellelgi on mingeid küsimusi tekkinud? Aitäh, jah, et võib-olla ikkagi on põhjust edasi uurida seda küsimust. Et ma siis küsin võib-olla selline ajatu küsimus on, et siin natukene võib-olla juba vastasid ka sellele, et kui neid katseid tehti ja see oli nagu riigi initsiatiiv, et riigi poolt nagu pakuti, et kas see on andmeid või neid vastustest tuleb välja ka, et kas see talumees, kelle peal katsetati, et kas ta oli nagu niimoodi selline innovaatiline, võttis hea meelega vastu või pigem oldi siuksed konservatiivsed selle initsiatiivi suhtes, mis nagu riigi poolt tuli justkui? Mulle tundub, et see mass oli ikkagi väga kriitiline ja tõrges võiks öelda, aga samas kõik see kommentaar, mis vastu tuli, oli kuidagi ka õigustatud, et nad tõesti ei saanud aru, miks nad peaksid nii palju panustama, kui see võit
võimalik võit asjast ei ole väga märkimisväärne. Toodi korduvalt välja, et sellist asja nagu universaalne taluvanker olemas ei ole. Ja väga armsad värvikad kirjeldused olid, kuidas inimene kirjeldab heinategu või kivide või sõnnikuvedu, et igaks tööks on vankrile eraldi omadusi vaja. Nii et paratamatult tekkis tunne, et olid teatud inimesed, kes teadsid, kuidas ametkonnale vastata soodsas suunas, et see mõistuse hääl oli pigem kriitiline. Mulle jäi selline mulje. Ja talurahvast ongi ju peetud alati konservatiivseks. Nagu siin ka oli öeldud. On see kriitiline. Ja. Aga aitäh sulle ja võib väikse aplausi ka võib-olla teha. Ma ei tea, kuidas see siin välja tuleb. No. Et nüüd muuseumi juhataja Kadri teeb väga sellise õpetliku ja hariva nopp, et kuidas see meedias on rehve reklaamitud ja mida sellest kõike järeldada ja arvata. Eks? Jah. Parafraseerides selle aasta ilmselt kõige kuulsamat lauset, kus on sellel pildil lehm, võiks küsida, kus oli sellel pildil rehv. Tegu on siis 1995. aasta Pirelli firma reklaamiga ja videos nägite jooksmas toonast maailma kõige kiiremat inimest, Carl Lewist, mitmekordselt olümpiamängude võitjat ka. Miks ma valisin siia jutu algusesse Pirelli? Sellepärast, et nemad on käsitlenud läbi aastakümnete rehvi reklaami kui kunsti. Minu järgnev jutt ei põhinegi sellistel uuringutel. Minu arvates ajaloo hästi oluline osa on emotsioon. Ehk siis jutt pigem emotsioonidest ja sellest, kuidas on rehvist läbi 100 aasta räägitud. Mitte sellest, millest koosneb rehv või mis on rehvi sees. Pirellist muide tahan ma veel rääkida. Aga nüüd siis sellest, et kui me vaatame sajandi tagusesse aega, esimene maailmasõda on läbi ja on tekkinud selline esimene majandustõus, teadupärast esimene auto ostubuum oli Eestis 1910, aga vaatame korraks maailma, mis on märksõnaks ühiskonnas. Kiirus, lõbu, pidu, naised, mis on märksõnadeks rehvi reklaamides? Kiirus, kvaliteet, suured koormused, vastupidavus. Kui te vaatate neid reklaame, mis teile siin nüüd ette jooksevad, siis te näete, et nad on suhteliselt paljusõnalised. Ehk et reklaam seletab, mis asi on rehv. Kui me hüppame korraks tänasesse päeva, siis me keegi ei pea rääkima sellest, mis asi on Huawei telefon, sest me kõik seda teame. Aga 100 aastat tagasi, kui oli alles autoajastu algus, pidi seletama, mis asi on rehv. Seetõttu ajakirjanduses olidki reklaamid suhteliselt pikad ja põhjalikult. Et tuletan meelde, et kino algusest on juba paarkümmend aastat möödas, raadio on just tulnud ja esimene raadioreklaam jõuab eetrisse aastal 1928. Nagu öeldud, reklaamid on hästi tekstimahukad, aga nad ei räägi mitte ainult rehvist. Nad räägivad ka sellest, et ole hea ja eelista omamaist. Nõnda tuli näiteks Dunlop välja siis 30ndate alguses oma reklaamiga ja kirjeldas, miks on tema rehv
oluline just inglastele. Mis siis toimus samal ajal Eestis? Teadupärast aasta 1928 oli see hetk, kui Eestis sõiduautode arv ületas esimest korda 1000. Ja üleüldse siis masinate arv 1600 ja ilmuma hakkas eestikeelne ajakiri Auto. No me võime vaadata ja rääkida sellest autoajakirjast. Muide, kui te lugenud ei ole, siis püüdke kätte saada, need tõeliselt ägedad ajakirjad ja võib päris julgelt öelda, et autoajakiri oli kunagine suunamudija ja kirjeldas nii autode hingeelu ja autostumist nii Eestis kui väga palju ka välismaailmas ja eriti USA's. Nii et 20. 30. tõeline suunamudija ja siia kõrvale, et eks autoajakirjanikel oli hästi palju tööd ka, sest näiteks 30. aastal oli Eestis juba üle 30 erineva automargi ja kõik nad ju vajasid endale alla rehve ka. Tuli teine maailmasõda, mis juhtus aga pärast teist maailmasõda. Mõtleme jälle taaskord siis sellele ühiskondlikule hetkele, majandushetkele, pärast teist maailmasõda, majanduslangus, vaesus oli vaja, justkui reklaamitegijatele ei olnudki nagu millestki rääkida, sest ei olnud ju mille eest midagi osta ja reklaamitegijad mõtlesid välja ühe kavala nipi. Parim asi, mis müüb, on tulevik. Ja nii ilmusidki reklaamidesse hoopis teistsugused siis tekstid, hoopis teistsugused teemad, näiteks perekond. Ja loomulik on see, et pärast teist maailmasõda, räägime nüüd juba 20 aastat ka pärast teist maailmasõda, oli auto iga inimese siis unistuste teostumine. Loomulikult ei saa me rääkida sellest, mis Nõukogude Liidus toimus. 50. majanduse tõus, tootmistsüklid lühenesid, järelikult kaupa tekkis rohkem, järelikult oli mida müüa. Hüppame reklaamidesse või reklaamindusse. Reklaamindus oli tõeline majandusharu ja ka ülikoolides hakati õpetama siis reklaamiasjandust, mis oli Nõukogude Liidus. No, kui vaadata neid pilte, siis tundub, et Nõukogude Liidus oli väga hästi. Tundub, et Nõukogude Liidus rännati ja mitte ainult siis liiduvabariikides, vaid ka märksa kaugemale ja rännakute ajal oli lusti küll ja enamgi veel. Küsisin meie peavarahoidja Rain Rikase käest, et autoreklaame on tõesti päris palju, aga rehvireklaame ju kohe üldse ei ole. Ja nii nagu me kõik teame, et tegelikult ka auto ostmine oli tõeline siis kadalipu läbimine ja ka autosid sai ju ainult tänu lubadele, siis rehve, nagu ütleb Rain, rehve ei olnud ju kusagilt saada, seetõttu ei olnud ka mida reklaamida. Meie pere esimene auto oli seal päris nõukaaja viimasest otsast pärit ja või ütleme, et uue aja päris algusest. Rehv oli ikka täiesti sile. Mustrit seal peal ei olnud. Aga üks teema, mis rehvidega ja mitte ainult rehvidega, vaid reklaamiga üleüldse kaasas käib, on siis naised. Vaatame jälle hetkeks pilgu siis ajalukku, on 20. aastad. Esimesed rehvireklaamid jõudsidki ajakirjandusse, seal 1915, 1920, mis olid naistega koos. Mis hetk oli? 1920, kui USAs ja Kanadas said naised siis valimisõiguse ja hakati kultiveerima justkui seda naiste rolli, et neil on nagu sõnaõigus, aga samas rehvireklaamides oli kohe näha, et naine on pigem maskuliinse, tugeva, jõuka mehe lisavidin autos.
ja ka rehvireklaamides oli naine habras, noh, siin on näha, et milline ta on, aga siiski oli ta lihtsalt vidin, tugeva ja mõjuka mehe kõrval. Kusjuures üllatav on see, et näiteks rehvireklaamid USA-s ilmusid 20. aastatel naiste ajakirjadesse. Et justkui naine oleks saanud siis mõjutada rehvi ostmist, aga tegemist oli pigem sellega, et naine näed, õieti see, et mees sa saad endale naise koos autoga. Et see oli pigem selline natuke vimkaga ja vindiga reklaam. Kuna võib öelda, et naised ja rehv päris ogaraks läks see olukord 70. aastatel. Ja seda siis erinevatel rehviturgudel. Noh, mehed küll ütlevad nii, et ostmise otsus tehakse läbi selle, mida sa näed ja et näha oleks palju ja näha oleks võimalikult paljast. Aga mis siis meil? Kuidas naised ja rehv siis suhestuvad? See on nüüd reklaam, mis on aastast 2002. Ja see on Eesti üks kõige kõmulisemaid reklaame ja see on Eesti kõige esimene topless reklaam, mis oli siis Pääskülas tee ääres ja mis siis tuletas meestele meelde, et mine turvaliselt koju, käi rehvi kontorist läbi, aga hoia pilk teel. Ja see on päris palju kõmu tekitanud ja vaidlusi toona ka aastal 2002 ajakirjanduses vaidlusi tekitanud reklaam ja sõna võttis isegi toonane Nõmme linnaosavanem, sest et see reklaam oli Nõmme linnaosas, Urmas Paet, kes ütles, et kui see reklaam on esteetiline, siis ta võiks sinna jääda, aga et kui ta esteetiline ei ole ja pilk ikkagi teelt ära läheb, et siis tuleks see maha võtta. Tegelikult oli see ühes teises kohas Tallinnas veel, aga varsti ta võeti maha. Nüüd lihtsalt ma toon teile ühe kole reklaami tänasest päevast, kus on ka üldiselt ilusaks peetud mees peal. Miks ma ütlen, et see on kole reklaam? See ütleb seda, et see on tänase päeva reklaam, et rehve ostab üks jõmm ja Eestis ilmuv reklaam on poolenisti inglisekeelne, mind see lihtsalt torkas. Aga läheme edasi ja tegelikult ei räägita rehvidest ju ainult rehvide kontekstis. Et siin vast kõige rohkem kultuuri ja elu laiemalt on mõjutanud siis Michelin. Teadupärast siis aastal 1889 loodud firma, mis siis täna tegutseb juba enam kui 170 riigis ja seesama Michelini mehikene oli algselt siis nii-öelda rehvidest ehitatud kolemees, paksmees, kes siis esimest korda oli väljas ka Lyoni siis majandusnäitusel ja tänaseks on ta siis kujunenud selleks. Aga miks ma ütlen, et see on mõjutanud enamat kui ainult rehve. Et teadupärast me kõik või paljud meist räägivad siis sellest, et olen paks kui Michelini mehike. Ehk et see kujund on jõudnud meie igapäeva kõnepruuki ja kui vaadata täna siis perefoorumeid, ma spetsiaalselt lõin perefoorumitesse sisse selle Michelini mehikese, siis ma sain päris palju vasteid. Aga veelgi olulisem on aastast 1900 siis Michelini firma esimene siis väljaanne, mis räägib siis sellest, et kuhu minna sööma ja arvestage, et sellel hetkel Prantsusmaal see ilmus, oli tol hetkel ainult 3000 autot, aga seda jagati välja 35 000, seda esimest tasuta siis väljaannet ja tänaseks on siis me ju kõik teame, et Michelini tärniga restoran on väga hea restoran, aga välja on ta kasvanud siit. Aga nüüd jõuame taaskord siis selle reklaami ja kunsti juurde. Et Pirelli on omaette bränd ja on aastaid siis
lähenenud reklaamile kui kunstile. Need, kes on näinud filmi Basic Instinct, teavad, millest ma räägin. Tol hetkel oli valmis saanud, see on siis aastast 1992, just film Basic Instinct, kus säras Sharon Stone ja väga sensuaalne naine ja see toodi Pirelli rehvi reklaami. Ma ei näita teile seda videot, sellepärast, et YouTube'is on see liiga kehva kvaliteediga, aga vaadake ja tore tuua jälle paralleel tänasesse päeva, siis Maanteeameti ohutuse reklaami nimi on täna või sõnum on täna, kui juhid, siis juhi, nõnda nagu aastal 1992 Pirelli oma. Nüüd veel üks Pirelli reklaamidest, mis on tekitanud hästi palju kõmu. Oleme jälle aastast 1995. Kuidas on võimalik, et maailma kõige tugevam, võimsam, kiirem mees kannab äkki punaseid kontsakingi? Ehk et see maskuliinsus versus sensuaalsus, mis oli pandud siis ühte patta ja mis vihastas hästi palju feministe, ent seda on tänaseks vaadanud siis miljonid inimesed. Ja sarnane oli siis reklaam siis toonase maailma kõige kiirema naisega, Marie-José Perekiga ja story tegelikult on see sama, minul on ainult plakat, aga lugu on selline, et siis naisjooksja ei jookse enam mitte New Yorgis, vaid ta jookseb siis tulise laava eest ja seljas on tal siis rehvides turvis ja jalad-aldade all on siis rehvid. 2018 Pirelli siis palus ka tõlgendada, et mis võiks olla nende see sõnum. Ahah, läheb juba järgmine. Hästi, see on kõige õudsam reklaam. Pange silmad kinni, kes ei kannata. Nii, siis Jaapani firma Autoway otsustas siis rääkida sellest, et ükskõik kui jubedatel teedel sa sõidad, sul peavad alla olema rehvid, mis su kindlasti hädast välja aitavad. Ja nii nagu kõik reklaami algusest ju lugesite, on seal siis esmalt jutt, et olge ettevaatlikud, kui te olete nõrganärvilised, siis ärge seda videot vaadake. Kas nüüd tänu sellele või mitte, aga see on üks internetis enim vaadatud rehvi reklaame üleüldse ja paljudes kohtades on ta ka ära keelatud. Ehk siis jälle uus lähenemine siis sellele, kuidas presenteerida rehvi. Päris jube, aga ma olen seda 10 kordi vaadanud, et on põnev ka. Ja nüüd väike sissejuhatus meie pealelõunasesse aega. Et jutt on siis sellest, et kuhu võiks minna rehvi tulevik ja kuhu võiks minna edasi siis nii-öelda rehvi reklaam. Meie tänase päeva teises pooles me räägime muu hulgas ka tarkadest rehvidest. Me räägime rehvidest, mille sees ei ole õhku ja mille nii-öelda leiutamisega täna tegeletakse üle maailma erinevates kohtades. Ja mina tahan teile näidata ainult ühte reklaami Bridgestonesilt. Miks ma valisin selle reklaami välja? Väga karge, väga lakooniline, väga pilku püüdev ja täpselt see, millest siis kella 1, Andres, kella 1 me ka edasi räägime.
see oli nüüd selline rehvide vihinal läbi 100 aasta reklaami läbitormamine ja Andres, kas me nüüd läheme lõunapausile? Sellise emotsionaalse ja siin oli ka kindlasti niisugust virgestavat vaatamist enne lõunapausi, et võib-olla praegu Zoomis küsimusi ei ole, et meil on nüüd ongi ette nähtud lõuna kuni kella 1-ni, et prooviks kella 9 kõik siin tagasi olla, et siis need inimesed, kes meid Zoomis jälgivad, teavad ka nagu arvestada. Ja meil on siis, saate Kadrile muljeid ja küsimusi võib-olla lõunalauas esitada, et siis kõigile esinejatele ja registreeritud kohalviibijatele on lõuna ette nähtud meil üle tee, siis teemajas või sellises kohas nimega Silla tuba, et meie töötajad, kolleegid, kõiki, kes muuseumit nii hästi tunne, juhatavad sinna ja siis proovime tõesti kell 1 tagasi olla. Kohtume kell 1.